Moostesse ja me läheme kohe külla ühele artistile, kes väga paljude jaoks on tõeline kultusartist. Teiste jaoks vaata, et õudusartist, aga tegelikult oma koduses keskkonnas on ta väga hoolitsev isa. DJ Heiki ehk Heiki Hainsalu kohta on öeldud ka, et ta laulab viisist nii mööda, et see on juba avangard. Ometi on tema ja teised Tartu Zodiaagi baaris üles astunud artistid selle taga, et sealsed peod muutusid meeletult populaarseks. Kuigi jah, mina laulda ei oska ja ma usun, et need, kes jäävad kurdiks ja minu nägemisest praktiliselt pimedaks, siis on alati võimalus, on Tartus niisugune koht, et kurgu ja siis praktiliselt kõrva ja silmakliinik. On ju, Leo? Siuke koht on ka lisaks hullumajale Tartus olemas. Keegi küll klassikalises mõttes laulda ei osanud, aga tegid seda siiski. Ja suurima menuga. Nii, et neile tekkis terve fännide armee. Kuid Heiki lavaväline elu pole olnud kaugeltki pidu ja pillerkaar. Sest ühel päeval sai temast lausa 7 lapse üksikisa. No tere, Heiki! Tere. Näed, ei ole kaua näinud. Heiki, kuidas üleüldse siia Moostesse jõudnud oled? Kas sa oled nagu kuidagi siia jõudnud või see ongi sinu nagu kasvõi paika? Tegelikult olen eluaegne tartlane olnud, et sündinud Tartus ja ikkagi süda ja hing kuulub nagu Tartusse. Aga nüüd siis 8 aastat juba Moostes, et sai lastele kodu vaadatud ja see oli kõige tähtsam, sest kaua sa üüripinnale lendad niimoodi. Mis sinu nimi on? Eija. Väga tore. Kui vana sa oled? 5-aastane. Sa käid siis lasteaias veel, jah? Jah. Olgu. Ja mis sinu nimi on? Elsa. Elsa, ja sa näed välja ka nagu täitsa printsis. Kas sinu lemmik multikas on ka see, kus Elsa on või? Jah. Tere. Tere. Sina oled? Victoria. Ja sina oled? Heiko. Heiko. Nii, Victoria, kui vana sina oled? 13. Ja sina käid juba päris mitmemas klassis ilmselt? Jah, 7. No vot. Ja kuidas sinuga on? Ma olen 11 ja ma käin 4. klassis. Mis sulle veel teha meeldib lisaks koolis käimisele? Mängida arvutis. Mis su lemmikmäng on? Roblox. Kas vahepeal on niimoodi ka, et isa ütleb, et kuule, natuke liiga paljuks läheb? Jaa. No kuidas siis asi on? Kas sa oled karm isa või pigem selline hell? Vanasti ma võisin olla karm, aga nüüd ma olen rohkem nagu vanaisa moodi. Leebe siuke, mida vanemaks saad, seda leebemaks muutud. No praegusel hetkel me tegime terve portsuse järele. Mitu last sul kokku on? 3 on juba pesas välja lendanud, et kõige vanem Piiga on 25 ja tal on endal poeg, kes saab augustis aastaseks. Ja siis on Jürgen, kes siis lõpetab nüüd aianduskooli Räpinas ja Germo, kes käib Tartus kutsekas. Ja nemad on juba siit oma elu peale läinud. Heikile kuulub siin Moostes avar lausa 5-toaline korter. See on luksus, mida pered suures linnas enam naljalt endale lubada ei saa. Mis kell sinu jaoks päev pihta hakkab? Minu päev algab tavaliselt kell 6 hommikul. Ja algabki sellega, et hommikused kohustused, vaja ju laste riidet valmis panna, vaadata üle kõik, et neil lasteaeda kooli minekuks oleks kõik korras. Ja ega siis ongi nii, et lapsed üle 7 võiku üles, vaadata, et neil oleks kõhud täis. Ja õnneks on kool ja lasteaed nii lähedal vaata siin, et seda muret mul ei ole, et panen nad kuskil bussi peale või siis ütleme sõiduta kohale, nii et selles mõttes on hästi siin. Aga ütleme kell 8 on nad läinud, siis
ja siis tuled koju, hakkad juba majandama. Laps ei ole, siis saadki koristada, kui lapsed on kodus, siis ju on võimatu koristada. Siis teises nurgast juba läheb sassi kõik uuesti ja veel hullemini. Jaa, et see on see, et kui katsu siis põrandaid pesta näiteks, et praktiliselt vaatad käpajäljed lähevad kuskile. Aga ei saa kurta, et siis on juba lõuna söögi tegemine ja nad tulevad koju ja... No kuulge, mis te teete siin nurgas siis praegu? Räägime. Mis mäng teil pooleli on? Sugeste väikeste mänguasjadega. Aha, no näita mulle, mis tegelane see on seal? See on? Labubu. Labubu, jah? Asjad. See on kiisud. Ja see on need vannipallidest, need kiisud. Vannipallide seest või? Ja, need. Kõik. Sa Mait, need on küll päris ilusad ja igat eri värvi. Niivõrd suure pere isana, mis sinu enda jaoks on kõige olulisem, mida oma lastele õpetada ja anda eluks kaasa? Ausust. Seda kindlasti ja töökust ja et nad oleks kohusetundlikud. Ja ma ei saa öelda, et ma midagi halvasti olen teinud, sest üks laps on lõpetanud ülikooli, teine lõpetab aianduskooli, kolmas lõpetab varsti järgmine aasta kutsekooli. Viki läheb nüüd 8. klassi juba, Elsa lõpetas ainult 5-ga, 2. klassi. Ja eks ikka tohutu töö on nendega ära tehtud, et vaatame, mis edasi saab. Päev nädalasse, nädala kuusse, kuus aastasse ja nii need suureks saavad. Aga kas sa isa laulu oled kuulanud? Jah. Mis su lemmik on? Kiisu-viisu. Oskad laulda ka seda või? Ei. Aga Kiisu-viisu on tore laul. Sind on siin nimetatud selliseks õuduslauljaks, sa ise võtad seda ka mõnusa huumoriga. Kust kohast sul tegelikult see suur armastus muusika vastu tekkis, kui sa ise, vähemalt laulmisega väga sina peal ei ole? Häda muusikatööd, ütleme, DJ-na ma mingil määral ikkagi tegin ju, hakkasin 94. aastast peale. Ja siis, kuna see DJ-töö ju muudkui läks ja ühtaki juba avastasid, et kuule, et aga võiks ise ka pulli teha. Midagi on, mis inimestel meeldib, on inimesed, kes vihkavad, on inimesed, kes siis seda kuulavad ja ütleme niimoodi võtta, siis ei saagi kõigil meeldida vaata, et igal ühel on oma. Aga ütleme, kui sa midagi teed, siis on sul juba vihameelased ka ja eks seda sita pildumist on ka, nii et nõrganärvilised ei saa seda tööd teha. Sest kõik need kommentaarid ja need ju kõik on pooled on seal valed ja pooled on seal, ütleme, ikkagi väga suurt sitta, mida siis toodavad inimesed. See peab kõik üle olema. Kuidas olla sellest üle? Ja ei pööra tähelepanu, ütleme, ma võtan seda huumorina. Kui ma ikkagi olen seda kommentaari küll õpeta ära, et ma sain kõrvavähi või ütleme, sa ei oska laulda, ma lähen lava peale, ma ütlen ise seda inimestele, et kuule, sorry, et kas teil on perearsti tõend olemas, et te saite siia peale tulla, et mingit traumat ei saa minu esinemisest. Sest ma olen aus ja ma lähengi ja ütleme, kuidas seal ütleme tagad, kui ütleme iseennast ja väga paljud ju on ka küsinud minult, et kuule, kas sa jäädavad, inimesed naeravad või mõnitavad sind, siis ma ütlen, kes keda peab naerma, nemad ju maksavad mind näha ja kuulata ja vaadata on ju nii. Ma vaatan, et Elsa juba võttis ka pilli välja ja pill hakkab varsti hüüdma, aga ma loodan, et sina ka ikkagi esitad meile täna midagi. Ma arvan, et mul on praegu siin, ütleme niimoodi, sai väikse kokkupaneku tehtud mõna koolilauluga. Et kui te teate sihukest laulu, mis oli Vennad Urbid tegid koolilaulu, et on muidugi hästi aeglane lugu omal ajal oli, siis nüüd ma üritan teha nagu sihukest, ütleme, kaasaegset versiooni sellest loost.
Üks otsad peale ja siis saame seda esitada. On palju läinud aegu, sest imelised taas. Veel mäletan kui praegu, kui korjasime maas. Meil oli vastas pargis, siis samme tõusis. Kui järgmine päev klassis, kõik ma taas võusin. Lõid sõbrale hea, mul naha tõmbas tõrul, mul õpetaja hea.